Tere, Taavi! Tere, Merili! Ma olen sind kutsunud Täitunud unistuste podcasti. See on selline mini-podcast, mille eesmärgiks on inimestes äratada julgus, et nad saaksid inspireeruda sellistest ägedatest inimestest, nagu oled sina, ja et nad lõpuks julgeksid ka reaalselt tegutseda. Ja see podcast ongi siis sellise mõttega, et äratada inimestes uuesti julgus unistada. Sina oled hetkel palil. Ja ma olen palil. Ja väga äge. Ma tahtsin kõigepealt öelda sulle, et väga äge, et sa sihukest asja teed. Et tõesti inimestel on vaja kedagi, kes neid julgustaks ja tagant utsitaks. Et tihtipeale seda esimest sammu ongi nagu raske astuda. Aga kui sa selle esimese sammu ära teed ja oma mugavustsoonist välja tuled, siis hakkab elu tegelikult alles pihta. Täiesti nõus. Lühidalt tutvustan sind niimoodi, et sinul on Instagrami lehekülg Taavi Lifestyle ja sa oled suur kokandushuviline, sul on väga suur toidukirg või toidu nautleja ja toidu valmistaja, et see on üks sinu kirgedest. Ja ise olen saanud sinu kokanduskunsti maista siis Hiiumaal Rannasurfikülas see suvi, kus me sinuga ka esmakordselt nagu kohtusime. Sa jätsid juba nii sooja, nii avatud, nii südamliku, nii hooliva inimese mulje ja üks sinu motto, mis on sul ka Instagramis kirjas on, et happiness is only real when it's shared. Ja minu meelest see läheb nii hästi sinuga kokku, mitte ainult nagu välja öeldud mõttena, vaid ka tegudena. Siis sinul on veel selline äge anne või oskus, et sa pakud seiklusreise Balil ja Indoneesias. Vot seda oleks väga võimas tulla ise kunagi kogema, et üks minu suur unistusi on ka käia Balil. Vaata, kui lahe, kui me satuksime sinna olema samal ajal. Ja mis sinu kohta veel välja tuli, et sul on Eestis nimekaim, kes tegutseb siis telemaailmas ja vot sellise info leidsin ise sinu kohta. Aga tere tulemast ja võib-olla siis sa räägid ise korraks enda kogemuse pilgu läbi, et kes sa oled ja millega sa tegeled. Aitäh sulle, Merili, et sa oled tõesti hästi oma kodutööd teinud ja need asjad, mida sa minu kohta nimetasid või välja tõid, et need on kindlasti need asjad, mis käivad minu kohta ja tõesti ma tunnen, et võib-olla ongi aeg teistega ka jagada, mida ma siin siis Balil teen ja üldse oma elustiilist. Et tõesti väga meeldiv oli sinugagi kohtuda Rannasurfikülas. See oli kõige ägedam kogemus üldse. Ma ütleks, et üldse Eestis kõige ägedam punt, kellega asju koostööd teha ja mina siis seal kokkasin suvi läbi. Ja tõesti, seal ma toidukunsti jagasin teistega, aga tegelikult seda ma olen juba teinud aasta, ma ei tea, juba 15 aastat pakun välja, et lihtsalt ongi, et see võib-olla suund on täna natukene muutunud kui varem, aga jah, kokkamine on mul väga-väga-väga südamelähedane, hingelähedane ja see oli ka üks põhjustest võib-olla, miks ma siia Balile jõudsin, et Balil on väga-väga palju taimetoidurestorane ja mind üks hetk hakkas huvitama tõesti niisugune tervislikkus, taimetoit, üldse kogu see elustiil ja kui ma siis siia jõudsin, see oli siis 2020, siis ma läksin kohe, minu silmad läksid põlema lihtsalt sellest, et mis maitsed ja mis värvid ja mis lõhnad ja kui inspireerivad kohad ja siis inspireerisin ise ka sellest,
et see oli võib-olla niisugune endale ka äratundmine, et ma olen õiges kohas ja kuidagi läks niimoodi, et ma tulin täpselt 3 nädalat ennem seda, kui COVID pihta hakkas ja jäin siia kinni omal vabal valikul ja kuidagi tundus see õige. Ja tegelikult 3 nädalast sai siis 2,5 aastat. Tsipakene rohkem kui planeeritud. See ei olnud planeeritud. Ma ei teadnud ausalt öeldes, kuidas see võimalikuks saab, aga elu lihtsalt kandis. Ja mida rohkem ma siin avastasin, olin ja kuidagi seda Bali vibe'i kogesin, seda rohkem tekkis tunne, et ma tahan sellest kohast rohkem teada saada, ma tahan iseendast rohkem teada saada. Et ma olin nagu selles kohas ka, et sihuke eneseavastamise ja eneseotsimise teekond oli siis, ma võiks öelda, et hakkas mulle siin siis nagu pihta. Jah, öeldakse ju, et Mama Bali on ju, et raputab ja hoiab ja raputab ja hoiab, vähemalt nii ma olen kuulnud. Ütleme siis niimoodi, et minul on siin sellel saarel juba, ma tegelikult kõige esimesena jõudsin siia 2012 aasta, kui ma tulin siis Austraaliast, tulin puhkama 3 nädalaks. Ja siis ma ise usun sellesse, et siis sai siia see seeme nagu mulda pandud, mis siis kasvas ja kasvas aastaid, et ja siis üks hetk lihtsalt oli kutse tagasi tulla ja kuidagi Mama Bali mind väga hästi võttis vastu ja ma ei tea, mis vägi või mis jõud seal oli, aga igal juhul ma ise tunnen ja olles teistega ka siin rääkinud, et see saar kutsub inimesi tagasi ja just kogedes siis seda saart ja seda kultuuri, neid traditsioone, õppides tundma seda kõike ja elades kohalike inimestega, siis ma sain aru, et jah, et see on nagu see koht, kus toimub nagu minu jaoks kõige kiirem areng ja ma olen eluaeg soovinud liikuda edasi kiiresti, et minu jaoks on Bali olnud kiirendi liikumaks oma unistuste ja eesmärkide teel selles mõttes kiiremini edasi, et minul oli ainuke nagu soov saada päriselt iseendaks, teha neid asju, mis mulle päriselt teha meeldib ja kuidagi tuli mu ellu Bali ja ma olen selle üle üli tänulik, et see saar tõesti on väga palju andnud, aga ta on ka palju võtnud. Ja kui inimesed arvavad, et Bali on ainult sihuke paila, siis minu jaoks ei ole see olnud paila, et ainult, et täpselt nagu sa mainisid, et siin raputab. Siin on väga-väga palju vulkaane ümberringi ja siin on hoopis intensiivsem elu kui võib-olla meil Euroopas ja Eestis. Et Eesti on ikka sellega võrreldes ikka võrdlemisi rahulik. Aga jah, selle 2,5 aasta jooksul sain ma siin tõesti kogeda väga-väga erinevaid kohti, käia matkamas, sukelduda ookeanis. Et Balil on nagu kõik olemas, mida on vaja selleks, et hing areneks ja saaks toitu. Et mina tulin selle järgi siia ja tõesti see andis mulle täiesti uue sellise olemise ja et tõesti, see on olnud vägev teekond ja mul on alati meeldinud seda teistega jagada, ükskõik mida ma siis teen. Ma tunnen, et ma olen siin selleks, et teenida teisi ja
ja jagada siis neid andeid või neid oskusi, mis ma siis iseendas avastanud olen, et ma arvan, et see on minu jaoks ainuõige viis elada iga päev, ärgata üles ja tunda, et elu on elamist väärt. see jällegi läheb nii hästi kokku selle motoga, et happiness is only real when it's shared ja see on nii sügaval sinu sees, et see tuleb väga nähtavale. Aga nii, räägime nüüd unistusest. Sa mainisid ise ka paar korda täitunud unistusi ja sinu täitunud unistus on siis seotud sinu tänase elustiiliga või millist täitunud unistust sa, Taavi, jagad? Neid täitunud unistusi on tänaseks päris palju. Ma olen aru saanud sellest, et mina elan elu selleks, et ise olla inspireeritud ja teisi inspireerida. Aga väga paljud inimesed elavad sellist rutiinset elu ja sellist turvalist elu, siis minu elu ei ole olnud mitte kuskilt poolt turvaline. Ja pigem ta on olnud spontaanne, aga seda rohkem ma olen saanud kuidagi kogeda seda ja leida seda, mida ma siia päriselt nagu tegema olen tulnud. Ja ma arvan, et minu kõige suurem unistus ei ole üldse seotud mingisuguse asjaga, et pigem on see, et kes ma ise täna olen ja kelleks ma olen kasvanud siin, et ma tunnen, et see transformatsioon, mis ma teinud olen siin nende aastate jooksul, see on tugev vundament selleks, et teha veel suuremaid asju. Et lihtsalt see selline eneseusk, enesekindlus, tahe, soov luua midagi, mida päriselt inimestel vaja läheb, jagada nendega või puudutada neid sellisel moel, mida võib-olla nad varasemalt kogenud ei ole, näiteks läbi need reisid, on ju. Et minu suur unistus oli see, et ma saaks jagada neid reisikogemusi teistega ja eelmine aasta suvi see siis realiseerus, aga ma saingi seda teha kõike sellepärast, et ma ise olin nii palju käinud, avastanud, kogenud, lihtsalt nagu let's go with the flow ja alati ma jõudsin kuidagi mingitesse sellistesse kohtadesse, mis äratas minus ellu midagi sellist, et yes, finally, et see on see, mida ma olen tahtnud nagu teha ja kogeda ja kuidagi minu hing on siin nende aastate jooksul ellu ärganud just läbi nende kogemuste. Ma arvan, et see on kõige suurem võit üldse mul elus. Ja unistustest rääkides, siis ma mäletan, et ma olin 20 ja ma unistasin, et ma saaksin reisida. Ma vaatasin hästi palju igasuguseid, ma ei tea, pilte ja minu perekonnas keegi, me ei käinud reisimas, meil oli väga-väga lihtne elu ja niisugune traditsiooniline Eesti elu, eks ole. Aga minu sisemine soov oli alati midagi rohkemat, et ma teadsin, et midagi on rohkem kogeda, midagi on rohkem näha, midagi on rohkem teha. Ma ei teadnud, mis asi see on, sest mul ei olnud kokkupuudet üldse nagu välismaaga või et reisimisega, aga hinges ma teadsin, et just see on see, mida ma vajan. Ja siis mäletan väga hästi, et ma olin ühel eduseminaril Eestis ja seal oli üks austraallane ja ta oli lava peal ja näitas erinevaid pilte oma elustiilist ja sellest, et kuidas nad seal Austraalias elavad. Ja siis mul oli niisugune sisemine taipamine, et vau, et kui nagu tema saab, et siis saan mina ka. Ja siis ma võtsingi eesmärgiks, et sel ajal sai Austraaliasse minna, et work and holiday viisaga,
ma arvan, et see otsus, et minna sinna, see on muutunud minu jaoks täna väga-väga palju, et see on olnud hüppelaud elus edasi, seal ma iseseisvusin ja nägin, kuidas elatakse mujal pool maailmas ja see tõeliselt mulle meeldis ja siis tekkis ka unistus Austraalias olles Aasias elada 6 kuud, vähemalt 6 kuud, aga Austraalia jooksul ma seda teha ei saanud. Ja Aasia on mind alati tõmmanud, ma ei tea, mis asi see on mind siia tõmmanud. Nüüd olles siin tegelikult tean, need ongi need veekosed, see ookean, need värvid, need maitsed, need troopilised puuviljad, üldse kogu see troopika, soojus. See on see, mis mind nagu elama paneb. Ja tegelikult 2020 ma siis täitsin oma selle unistuse, et ma 6 kuud sain siis elada Aasias. Tegelikult see 6 kuud oli ikkagi palju pikem, et see oli 2,5 aastat. Imeline. Et Päriselt ma ka. saan aru, et see ei ole selline, et see ei ole lihtsalt niisugune, et midagi sulle lihtsalt kukkus sülle, aga ju siis ma tõesti küsisin seda ja kuidagi elu võimaldas ka, aga see ei tähendanud kindlasti ainult seda, et ma mitte midagi ei teinud, et ainult unistasin, et alati ma väga palju tegelesin kirjutamisega. Mul oli oma dream book päriselt, kus ma siis kleepisin pilte Kui reisimidest. lahe! Mitmeaastane Ja, sa olid, kui sa selle tegid? Kas sa mäletad või kust see alguse sai? Unistuste raamat. Väga lahe ja ma idee. arvan, väga-väga paljudel edukatel inimestel, ma 20-selt suhtlesin juba tõesti väga edukate inimestega. Nägin, kuidas nad suhtlevad, mis on nende attitude, mida nad üldse räägivad ja mida nad üldse nagu jagavad, mis on see väärtus, mis nad jagavad ja sealt maalt tegelikult ma olin Venemaal ühel hästi suurel seminaril ja siis seal oli unistuste õhtu ja see oli tõesti ülivõimas. Ja siis üks inimene tuli minu juurde ja küsis, et mis on mu unistused. Et mida ma tahan nagu elus saada või teha või kogeda. Ja siis alles tegelikult 20-selt ma hakkasin kirjutama, ma hakkasin unistama, ma hakkasin kleepima pilte. Ja kui ma tagantjärgi neid asju vaatan või mõtlen, siis väga paljud nendest unistustest on täide läinud. Sul on täna see unistuste raamat veel alles, et sa ei ole kuskile kadunud, et Mul on see kodus alles, see ei ole kusagile kadunud, aga tihtipeale kui ma vaatan kas või enda märkmeid, mida ma olen näiteks aasta aega tagasi kirjutanud ja nüüd leian selle aasta aega hiljem, siis tihtipeale on midagi nagu täide läinud, et ma arvan, et hästi oluline on kirjutada seda, mida sa tahad kogeda, mida sa tahad teha, mida sa tahad omada. siin taga on tegelikult ka teadus, et teadus ütleb, et need inimesed, kes kirjutavad üles oma eesmärgid, oma unistused, nende unistused, eesmärgid realiseerivad 40% rohkem kui nendel, kes seda ei tee. Ja siin taga on päris teadusuuringud, et see on nii lihtne asi. Pane enda mõte füüsiliselt paberile kirja ja saad selle endast välja ja suurema tõenäosusega sa hakkad tegutsema nende asjadega. See on ülilahe. Ja minu arust Harvardi ülikoolis tehti ka teadusuuring selle kohta, kus siis jagati grupp 2 ja ühed kirjutasid oma unistused üles ja teised ei kirjutanud. Ja siis 10 aasta pärast, kui ma õigesti mäletan, siis uuriti seda, et kuidas siis neil elus on nagu läinud ja et kas need unistused on realiseerinud ja siis väga suurel osal inimestest, kes kirjutasid oma unistused üles, nende elu oligi täpselt selline, nagu nad kirjeldasid.
või kirjutasid Super. siis nii-öelda. Et ma arvan, et unistustel on suur jõud, sõnadel on samamoodi jõud taga, me lihtsalt tihtipeale alahindame seda. Kui seal on ka selline südamest tulev soov taga, siis mina olen tähele pannud seda, et isegi kui see unistus kohe ei lähe täide, siis võib-olla sa ei ole selleks veel valmis. Aga see võib realiseeruda mitu aastat hiljem. Et mul endal lihtsalt on juba see näide, et kus ma olen alati tahtnud jagada seda enda kokkamisoskust teistega, aga mul pole olnud sellist tehnilist oskust. Ja täna mul on õnneks inimesed, kes oskavad mind aidata, ehk siis ma saan tegeleda sellega, milles mina olen hea või siis mida ma oskan. Ja nii kui ma tegelen millegiga, mis ei ole mina, mis ei sobi mulle, näiteks mingid tehnika asjad, siis ma lähen errorisse, jooksen kokku. Ja samamoodi võib öelda, et unistustega samamoodi, et võib-olla ka tihtipeale inimesed ei julge unistada, nad ei usu. Ja võib-olla ongi see, et antakse liiga ruttu alla. Et tegelikult, kui ma siis räägin taustast, et kuidas ma olen saanud endale seda võimaldada, siis on see, et see ei ole lihtsalt olnud, et ainult kirjutan need üles, eks ole, et siis sa pead tegutsema hakkama. Ja minul oli niimoodi, et 7 aastat tagasi ma olen toitlustusega tegelenud juba pikka aega. Ja 7 aastat tagasi või 8 juba, ma ei teagi neid aastaid nii palju möödus, hakkasin ma Tartus vahvleid müüma väljas, külma käes. Ja mul puudus igasugune kogemus, mul puudus üldse nagu teadmine, mis asi on mingi jõuluturg ja nii edasi. Aga ma nägin, et kuidagi teistmoodi on võimalik raha teenida või raha luua siis kui palgatööna. Et siis oligi, et ma tegin oma ettevõtte ja toimetasin sellega. Ja just nagu jõuluperioodid olid see, kus mul pakutigi seda varianti, eks ole. Ja aasta-aastalt ma sain aru, et ma ise saan kogemusi juurde, ma õpin, ma kasvan, ma teen teen mingid muutused. Ja ütleme, niisugune 3. aastal ma nägin juba ikkagi, et see päris hästi nagu tasus ära. Ja lihtsalt sellepärast, et ma tahtsin seda teha, aga jällegi ma ütlen, et see ei olnud mugav selles suhtes. Ma olin õues, ma külmetasin, ma unistasin soojast, eks ole, aga tegelikult oli see, et ma seal müüsin vahvleid, aga tegelikult ma olen aru saanud iseendast, et ma ei müü mitte kunagi toodet, ma müün kogemust. Ja me oleme siin selleks, või mina olen tajunud, et ma olen siin selleks, et teisi teenida. Ja kui ma teen seda tõesti südamest, ma teen seda isetult, ma tean, et see muudab inimese päeva, see annab talle mingisuguse emotsiooni või mingisuguse mälestuse. Ma nägin, et vahvlid on hästi tugevalt seotud näiteks lapsepõlvega. Ja. See tuletas meelde neile seda midagi, mis kunagi oli nende nii-öelda lapsepõlves, eks ole. Sain aru, et kõik on nagu mingis mõttes me müüme emotsiooni, aga lõppkokkuvõttes ongi see, et ma olen inimene, kes tahab alati kõike nagu väga-väga hästi teha, ehk siis selline perfektsionist. Ma hüppan sulle korraks siia vahele. Palun, mul andis Zoom märku, et meie aeg hakkab siin otsa jooksma. Ma vist olen seadetes ise midagi puusse natuke pannud. Et ole hea, ma tean, et sul on tulemas ka video vahendusel veebi teel inspiratsiooni kokkamine. Kas sa räägid natuke sellest, palun? Ja, et mul on nüüd 27. oktoobril esimest korda siis teen veebi teel, teen Palilt otse
nagu Zoomis teengi siis kokkamise ja seal on täpselt siuksed asjad valitud, kuidas mina siin siis pihta hakkasin või noh, ma võtsin siin erinevaid kursuseid, eks ole, ja siis ma tegingi vastavalt nendele teemadele, lõin siis nii-öelda sellise online või veebikursuse ja seal me käsitleme selliseid teemasid nagu veganjust. Ma olen seda Eestis tegelikult inimestele õpetanud, kui ma tulin Balilt tagasi, siis ma hakkasin kohe tegema veganjustu koolitusi, sest ma sain siit inspiratsiooni ühest tõesti väga vägevast taimetoidurestoranist ja Eestis meil ei olnud ka kedagi, kes seda pakuks, nii et see tundus mulle niisugune põnev nišikas ja ma tean, et on inimesi, kes on huvi tundnud selle vastu ja seda ma olen varem teinud ka ja see on kuidagi mulle samamoodi südamelähedane, et luua neid erinevaid maitseid, luua seda emotsiooni, jagada seda kogemust, jagada seda teadmist, kuidas siis teha taimseid juustusid. Et see on tõeliselt põnev maailm ja siis seal Zoomi kohtumisel ma siis õpetan inimesi, kuidas siis valmistada kodus iseseisvalt veganjuustusid pähklitest. Kas inimestele on ette antud siis poe nimekiri, mis nad siis peavad selleks ajaks varuma või sa teed videokoolituse ja hiljem saadad materjali, et selle koolituse põhjal saavad siis inimesed ise pärast toimetada? Me saadame 3-5 päeva saadan siis ostunimekirja. Et inimesed teevad sinuga samal ajal? Ja, väga lahe ja nad saavad kohe otse küsida, kui neil midagi läheb pekki, kui nad vajavad millegi nõu, et sina oled nagu kohe justkui laivis, aga tegelikult veebiteel nagu olemas, toetamas, aitamas, julgustamas. Ja täpselt nii, et see on see, mida ma ise kõige paremini oskan teha ja selles mõttes tuleb kindlasti põnev ja julgustan inimesi tulema, kogema võib-olla siis ongi, et ma toon nagu selliseid asju Balilt Eestisse, mida võib-olla meil ei ole. Et selles mõttes see on ainukordne või niisugune võimalus, et tõesti tulla ja õppida ja näha siis, kuidas siis teha nii-öelda neid veganjuustusid. See on siis üks temaatika. Nii? Ja just tahtsingi küsida, et kas sinna koolitusele on oodatud siis ainult taimetoitlased või on ka need, kes tegelikult söövad tavajuustu, söövad liha? Pigem see ongi see, et ma tahan näidata seda, et tegelikult sa ei pea olema selleks taimetoitlane, et sa võid olla täiesti tavaline, lihtne inimene, kes võib-olla tahab enda menüüd tervislikumaks muuta. Et see ei eelda seda, et sa peaksid olema taimetoitlane või vegan. Toodatud on kõik, kellel on huvi kokkamise vastu ja ise tegemise vastu. Ja just. Ja. Väga tore, aga sa hakkasid rääkima teisest aspektist või teine asi? Ja, lisaks siis teine asi, mida ma siis õpetan, on fermenteeritud toidud. See on maailmas väga kuum teema ja kui 2020 hakkasin ma ise siis siin kambutšasid tegema ja ma sattusin sellest tohutult vaimustusse ja siis üks asi, mida ma ka seal õpetan, on kuidas valmistada kodus kambutšat, kimchit, kookosejogurtit ja siis teisi põnevaid nii-öelda retsepte jagan, kus inimesed leiavad sinu kohta infot või selle samuse toidu kokkamise õhtu kohta infot? No, nagu ma ütlesin tehniliselt, et ma ei ole väga hea ja iga kord mingi lehe teen, siis midagi sellega juhtub. Aga mulle võib otse kirjutada siis taviarus@gmail.com või siis tähendab infot liigub ikkagi minu vabandust. Leiab infot küll, leiab Facebookist elamusreisid ja seiklused Balil, et sinna me paneme selle kogu info ülesse
ja see jõuab kindlasti läbi postituste veel, noh, sul on Instagrami konto Taavi Ja Lifestyle, seal on vist ka kõige nagu kõik info jooksvalt olemas, on ju? ja Instagram on see, mida ma tegelikult kõige rohkem kasutan ja see on Taavis, S on seal Taavis Lifestyle. Taavis Lifestyle. jah, et selle järgi leiab mind ülesse küll, jah. Tulevikus kindlasti teen kodulehe ja et oleks lihtsamini mind leitav, aga hetkel on niimoodi, et Facebookist leiab nii reiside infot, siis elamusreisid ja seiklused Palil ja Instagramist leiab Taavis Lifestyle alt siis selle koolituse info. Hästi, Taavi, meil on vähem kui minut aega jäänud. Võime teha kunagi vol 2, sest sinuga on väga põnev, sul on väga palju ägedat väärtust jagada. Aga praeguseks ma tänan sind, ma jagan seda infot siin podcasti kanalil ka, ma lingin kõik sinu viited sinna juurde. Aga kogu südamest, Taavi, sa teed nii ägedat asja ja sa tõepoolest inspireerid inimesi oma julgusega, ettevõtlikkusega ja oma unistamisega. Aitäh, et sa tulid! Aitäh teile ja ilusat päeva!